Austatud volikogu liikmed, vallavalitsus ja spetsialistid, et meie kellaaeg on täis, aga ma näen, et meil ei ole veel kõik istungile nagu saabunud, et kuidas teeme, kas ootame natuke või alustame sellegi poolest? No ootame ikka paar minutit. Ootame jah, sest siin oli kellelgi selle virtuaalse ja elektroonilisega probleeme. Vaatame, kas ta veel ei ole tagasi saabunud. Minule ei ole keegi teatanud, et ta istungil ei osale. Küll aga natuke aega tagasi siin Vahur Poolak andis teada, et ta viibib sellises kohas, kus võib-olla tal on ühendusega probleeme. Nii et me peame siis varuma selles küsimuses natuke sellist kannatust, sest et majanduskomisjon on tihti juhtiv komisjon ja seisukohta me peame igal juhul teada saama. Tere! Üllar, Vahur jagas mulle ka seda infot ja saatis mulle selle protokolli, et siis ma kannan ette, kui teda ei ole. Ta mulle ütles jah, et kui tema ei ole liinil, et siis sina aitad välja. Ja. Nii, no võib-olla veel pisut ootame, enne kui hakkame peale. No nii, siin on nüüd tulnud mõni juurde, aga Mart Toots on taas nüüd elektrooniliselt sees, et paluks siis ümber muuta oma olek siin, sellepärast, et muidu mõned asjad ei ole võimalikud. Nii, aga lugupeetud volikogu, ma arvan niiviisi, et meil on võimalik siin veel kindlasti liituda, aga ma kõigepealt tutvustaksin ära päevakorra. Meil on siis kokku 8 punkti, neist 7 nõuavad otsustamist. Et päevakord on siis koostatud sellise eelnõuna, et kõigepealt on määrus Tartu valla volikogu 25. jaanuari 2018 määruse number 1, see on siis koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine, selle muutmine. Teine on ka määrus, on volikogude määruste kehtetuks tunnistamine. Kolmas on otsus, see on siis loa andmine Kõrveküla põhikooli spordihoone sisustuse kasutusrendi hankel eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks. Ja siis on edasi otsused, 4. on vallavara omandamine, see on Kivistiku tee L1, 5. on nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks, on Kõnnumaa, ja 6. on taas nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks Mesilinnu tänav 6, ja 7. on ka kinnisvara võõrandamise otsus Väike-Oti. Ja siis on juba informatsioonid ja kohapeal algatatavad küsimused ja vaba arutelud. Et lugupeetud volikogu, küsin teie käest, et kas on ettepanekuid päevakorra ümbertõstmise või täiendamise asjus. Et kirjalikult ei ole midagi tulnud, et võib-olla ei ole ka sellist plaani kellelgi. Kuna on vaikus, siis ma eeldan, et muutusi ei ole ettepanekuna ja panen päevakorra projekti hääletusele, kes on selle poolt, et projekt kinnitada juba päevakorrana.
Ei olnud. Kas siin hääletatakse? Nii, ei ole veel tulemusi. Vähemalt mina ei näe neid. Kõik on virtuaalselt sees. Jah. Nüüd on kõik olemas vist. Nii, tuli siis teade, et päevakord on kinnitust leidnud ja saame asuda esimese punkti juurde. Selleks on määrus, mis räägib meile koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamise muutmisest ja ettekandjaks on Jarno Laud. Palun. Aitäh, hea volikogu esimees, auväärt volikogu liikmed. Meie lasteaedade õpetajate tarifikatsiooni aluseks on seesama määrus jaanuarikuust 2018, mille kõige põhilisemaks alussambaks on tegelikult lasteaia pedagoogide töötasude sidumine siis kooliõpetajate palgaga. Ja baasmõistes tähendab see 90% kooliõpetaja miinimumpalgast. Magistrikraadi puhul on selleks palgamääraks 100% kooliõpetaja miinimumpalgast. Ja antud juhul me siis räägime sellistest numbritest nagu 100% puhul siis 1315 eurot ja tööandja kuluna siis 1760 ning 90% palgamäära puhul siis 1183 ja tööandja palgakulu 1584. Nüüd, kuna Tartu vallas on hetkel 20 lasteaiarühma, kus on laste arv suurendatud vastavalt siis koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahv 7, see tähendab siis teatud lisakohti hoolekogu nõusolekul, on tõusetunud üles tegelikult küsimus sellest, et kuidas me väärtustame selle personali tööd ja kuidas me seda täiendavat koormat siis kompenseerime. Mille tõttu ongi vallavalitsus toonud teie ette selle määruse täiendamise, et see põhialusbaas jääb samaks seotus siis õpetaja töötasu alammääraga, aga tekib juurde siis nendele õpetajatele ja ka õpetaja assistentidele ning õpetaja abidele, kes töötavad siis rühmades, kus laste arv on suurendatud. Täiendav palga komponent lisatasu näol 5%. See tähendab tänase 20 suurendatud rühma puhul siis aastast kulu circa 55 000 eurot. Nüüd küsimus võib ju tekkida, et kui me oleme aastaid tegelikult nende suurendatud rühmadega töötanud ilma selle lisakomponendita, et mis valu on meil praegu seda lisatasu kehtestada. Ja iseenesest selle eelnõu tõukejõuks sai Raadilasteaed Ripsiku hoolekogu koosolek, kus hoolekogus tõesti need samad küsimused kerkisid ja kerkisid sellises võtmes, et tegelikult kui sellist täiendavat motivatsiooni ei teki, siis ei ole ka põhjust hoolekogul olla nõus suurendatud rühmadega. Mida see valla jaoks tähendab? Valla jaoks tähendab see seda, et iga 6 suurendatud rühma asemel tavarühmade puhul tuleks meil luua üks täiendav lasteaiarühm. Ehk siis täna me räägiksime selle 20 rühma baasilt siis circa 3 täiendavast rühmast, et me oleksime endiselt ainult sama laste arvu ära teenindamise juures. Ühe rühma personalikulu aastas on circa 53 000 eurot. Ehk me räägime täna siis potentsiaalsest lisakulust 20 rühma suurendatud rühma puhult siis potentsiaalselt 150 000 aastas. Ehk iseenesest see 5% lisatasu toob küll kaasa eelarvele kulutusi,
aga on siiski märkimisväärselt nii-öelda kulutõhusam valla jaoks kui nende uute rühmade loomine. Lisaks loomulikult tuleb öelda, et neid uusi rühmasid ei ole võimalik niisama lihtsalt luua, kuna meil ei ole lihtsalt ruume selle jaoks. Ja ruumide ehitamine on äärmiselt kulukas ja ka aega nõudev. Nii et sisuliselt ainukene alternatiiv on see, et me võtame ja täidame oma kohustust siis laste ja laste vanemate ees siis sellega, et ostame neile erasektorist täiendavaid kohti, mis viib aga veelgi ressurssi meie lasteaia nii-öelda valdkonnast välja. Et minu poolt sissejuhatuseks praegu kõik. Aitäh. Palun, kas keegi tahab midagi küsida? Tundub, et ei taha. Ma tean, et seda määrust menetleti eelnõuna päris tõsiselt ja tõenäoliselt on kõik küsimused ära küsitud. Aga on küsimusi? Ei ole. Et siis läheme sinnamaale, et kõigepealt tahab... Kellel? Kellel on käsi? On küll, jah. Nii, Aivar Soop on käsi. Palun. Aitäh. Tere päevast kõigile ja küsimus oleks ettekandjale. Et siin oli jutuks, et see eelarvest eeldab veel täiendavaid kulusid circa 55 000. Et nii nagu me teame, finantsjuhtimise seadus ütleb seda, et kulutusi ei tohi enne teha, kui on eelarves need vahendid sees. Et siit küsimus, kas need vahendid, mis need täiendavad vahendid läheks nagu palgafondi, on siis täna juba lasteaedade eelarves sees ja kui ei ole, kus kohalt nad leitakse ja milline on see artikkel, kus kohalt need rahad tulevad? Aitäh! Ja aitäh selle küsimuse eest. Neid kulutusi me ei saa tõepoolest ennem teha, kui eelarves on vastavad rahad ette nähtud, aga kavatsus on esitada volikogule lisaeelarve eelnõu. Juhul kui see määrus täna saab vastu võetud, siis lisaeelarves nähakse need vahendid ette. Nii, aitäh. Nii, veel on küsija. Janek Hoffmann, ma näen. Ja tere kõigile. Janek küsib, et kuidas plaanis käituda siis, kui sellisesse rühma satub erivajadustega laps, et täheldavasti on tähendab seda, et see võrdub 3 tavalapsega. See küsimus tegelikult on ka komisjonides läbi käinud ja mõnes mõttes käitume me täpselt nii nagu ka täna. Ehk sellisel juhtumil, kui selline laps rühmas on, siis ei saa seda rühma laste arvu ajada sinna maksimumi peale. Et sellisel juhtumil ikkagi asutusel jääb loomulikult võimalus ja õigus nii-öelda lähtuda siis individuaalselt. Et oleme seda teinud nii Lähte kui ka Kõrveküla lasteaedades. Nüüd meie jaoks on oluline ju see, et meil oleks hoolekogude poolt antud võimalus neid rühmasid siis suurendada. Ehk põhimõtteliselt ei pruugi see ka tähendada seda, et selles suurendatud rühmas ilmtingimata peab käima rohkem lapsi. Et siin on teatud juhtumid, näiteks kooli eelikute rühmades võib juhtuda nii, et mingite elumuutuste tõttu rühmas käivate laste arv väheneb. Aga kui hoolekogu otsus, et rühm on suurendatud, endiselt on olemas, siis ka see lisatasu on olemas. Ehk et see lisatasu on seotud selle hoolekogu otsusega. Ja kui nüüd on nii, et see lapsed, kes seal käivad, on selliste erivajadustega, et see ei võimalda seda nii-öelda rühma täis komplekteerida, siis on ka see õigus tegelikult asutusel olemas. Nii, aitäh. Ma näen, et endiselt on käsi püsti Aivar Soopil, et kas on teine küsimus või jäi püsti? Jäi püsti, vabandust. Aitäh ja Martin Pedak küsib. Jah, aitäh. Loen õigusakti õiendist sellise lause, et suurem laste arv rühmas muudab õpetaja töö pingelisemaks ning suurendab vaimset koormust.
et mismoodi on plaanis selle asjaga toimetada, sest tõenäoliselt 5% palga kasv seda probleemi ei lahenda. Aitäh. Ega sellega tegelikult ei olegi nagu midagi pihta hakata selles mõttes, et rohkem lapsi ongi pingelisem töö ja selles mõttes see lisatasu peakski seda kompenseerima. Nüüd loomulikult on nüüd lasteaedade juhtidega olnud juttu ka sellest, et peaks olema rohkem tugipersonali, aga antud juhul ma ütleks, et Tartu maakonna kontekstis on meie valla lasteaedadel tugipersonaliga vähemalt ametikohtade poolest varustatus suhteliselt hea. Et aeg-ajalt on küsimus pigem nagu selles, et ei ole võtta inimest sinna olemasolevale ametikohale. Nii et selles mõttes selle pingega tuleb toime tulla, lihtsalt see palgalisa peaks natukene seda kompenseerima. Nii, kas on veel küsimusi kellelgi? Praegu ma ei näe, et neid oleks. Nüüd ma palun kõigepealt menetlen seda hariduskomisjon, et kuulame ära hariduskomisjoni seisukoha. Ja, aitäh ja Külli siin. Ja hariduskomisjonis olid siis kõik lasteaia direktorid osalesid ja lasteaedade direktorid on selle eelnõu vastu. Nad ei toeta seda eelnõud. Et nad on hästi põhjalikult arutanud oma lasteaedades, oma pedagoogilise personaliga ja kõik küsimused, ettepanekud said viimases hariduskomisjonis nii-öelda küsitud ja esitatud ja need on ka protokollis olemas, et kui keegi siis täpsemalt soovib nendega tutvuda, et siis saab meie protokolli lugeda. Mis puutub nüüd hariduskomisjoni, siis jah, meie oleme poolt raha andmise eest, sellepärast, et parem see varblane pihus, kui see tuvi katusel. Aga samas iga volinik peab sellele mõtlema, et kas me nüüd toetame praegu nii-öelda seda eelnõud või toetame ikkagi direktoreid. Ja samas siin küsitud küsimusele juba vastus, et nii-öelda lasteaia direktorid moodustavad selle rühma või komplekteerivad rühma arvu ikkagi hoolekogu nõusolekul, lasteaia hoolekogu nõusolekul. Et see on seadusega sätestatud, et vald võib küll soovituslikult nii-öelda soovida ja tahta, et lapsi oleks rühmas rohkem, aga kui direktor ja kasvatajad ja õpetajad näevad, et sinna rühma ei sobi rohkem lapsi, et seal on näiteks erivajadusega lapsed või muidu sellised üliaktiivsed lapsed, et siis ainult hoolekogu sellise ettepanekuga on see üldse võimalik laste arvu tõsta. Aitäh praegu. Nii, aitäh. Ja tähendab selle punkti siis juhtivkomisjon, kuna on rahaga tegemist, oli majanduskomisjon, et vaatame, kas kumb Vahur meil siis nüüd on see, kes selle komisjoni seisukoha ette kannab. Et kas Vahur Poolak on kuuldel? Nii, ja mina olen kuuldel ja eks sarnaselt siis hariduskomisjonile vaagis ka majanduskomisjon antud teemalt pikalt, sest et tegemist on nii mitmes mõttes vastuolulise küsimusega, nii üht kui teistpidi vaadatuna ja ütleme, et üksikasjades rääkis detailid lahti juba ka vallavanem, mis puudutavad siis nii vahendite leidmist eelarveliselt, kui siis ka seda, et tehniliselt on tegemist nii-öelda kahvliga.
Ja siiski pika kaalumise tagajärjel ja tulemusena sündis majanduskomisjonis otsus teha volikogule ettepanek eelnõud toetada. Aitäh! Nii, aitäh! Kas on veel... Aivar soovib sõna, palun. Nii, Aivar, kuuled sa, jah? Vabandust, et kuuldes Küllisuvi ettekannet, et mul tekkis selline mõte, et küsiks Jarno käest küsimus, et praegu on situatsioon selline, et me tahaks nagu lasteaia töötajatele raha juurde anda, aga nii naljakas, kus ei ole, mitte ükski lasteaia juht ei ole sellega nõus. Et järelikult on siin probleemid ikkagi sügavamad, et siin oli jutuks siis liitrühmad või erivajadustega rühmad ja võib-olla mõned teemad veel. Ja nüüd pannakse nagu kaalukausile, et kas lasteaia töötajad jäävad peale või volikogu, et see tekitab sellist vastuseisu ja segadust ja võib-olla ka sellist arasaamatust. Et selles mõttes vallavalitsus on pannud sellisesse halba seisu volikogu, kus siis volikogu peab tinglikult tegema valla allasutuste vastu otsuse, mis neile ei meeldi. Et minu küsimus oleks, et selline, et tegelikult seda teemat peaks põhjalikumalt arutama, sest ma saan aru, et see hakkaks kehtima 1. septembrist, et seda võiks ka järgmine volikogu arutada, et minu küsimus on väga ühene Jarno Laurile. Kas Jarno Laur oleks vallavalitsuse poolt välja käidud nõus eelnõu tagasi võtma või ei ole? Piisab ja või ei vastusest. Aitäh, Aivar Soop, selle küsimuse eest, et vastus küsimusele on ei. Sellepärast, et lisaeelarve kavandamisel on meil vaja teada, kas me planeerime neid vahendeid või mitte. Nüüd, mis puudutab lasteaedade direktorite seisukohti, siis kõik, kellel on olnud võimalus nendega tutvuda, siis ega ma ei saa öelda, et ma ei saaks aru sellest loogikast, millest lähtuvalt neid ettepanekuid on esitatud. Aga kui me vaatame nii-öelda ökonoomiliselt, siis paraku suurendatud rühmal, sellel lisa 4 lapsel kaob mõte ära, kui sinna peab juurde tekkima lisapersonal. Ehk mingi lisainimene, et lõpuks nii-öelda mõnes mõttes loomulikult ei ole tegu ideaalvalikuga, mis on volikogu lauale toodud, aga valikuga, mis on meile täna jõukohane nendes tingimustes, kus meie ressursside piiratud võimalused on. Et kui meie võimalused suurenevad ja paranevad, siis on võimalik loomulikult ka muid meetmeid rakendada. Aga täna paraku need muud meetmed ikkagi jõuavad sinna, et lisapersonali on vaja või on tugipersonali juurde vaja, aga suurendatud rühmasid nagu hästi ikkagi sellesse mudelisse ei mahu. Ja iseenesest ma saan sellest vaatest aru, aga valla vaates tähendab see seda, et valla ressurss läheb tegelikult oma asutustest hoopis mööda, sest me peame selle panema nii-öelda leivakotina oma lapsele kaasa, kui me ta saadame eralasteaeda. Nii, veel on sõna soovijaid. Marike. Ja Marike küsib ka, et kuna direktorid on sellele nii vastu, siis ilmselt on see põhjus ikkagi lapsest lähtub. Kas siis me tõesti võtame vastu selliseid määruseid ja jagame raha linnukese pärast? Või ma olen nagu Aivar Sooviga nõus, äkki peaks ikkagi selle nagu põhjalikumalt arutama ja leidma parema lahenduse, sest mulle tundub, et see praegune olukord ei lähtu lapsest, vaid siin on alati võimalus, nagu Janek juba ütles, et võib olla 10 lapsega hoopis keerulisem tööd teha kui 20-ga. Ja võib-olla see 24 on seal nimekirjas, kohal käib kogu aeg 18 ja teine rühm, kus nimekirjas on 18, on kõik kohal ja nendest seal hulgas on 1 või 2, kes vajavad hoopis rohkem seda tuge ja abi. Et äkki mõtleme enne, kui selle ikkagi vastu võtame. Ja aitäh, Aune.
et selle töö tegijana ja ühena direktoritest Marike ütleski väga palju ära, et tegelikult loomulikult me saame aru sellest palgapoliitikast ja eelarvepoliitikast, aga laste jaoks muutub olukord halvemaks, kui me suurendame muudkui aga rühmasid. Esiteks, siis teiseks veel tahtsin öelda seda, et ega see lisapersonal ei pea olema niimoodi, et ühele rühmale võtame nüüd lisainimese mingi kohaga juurde. Lisapersonal võiks olla lasteaias ja seda kasutataksegi paindlikult, kas 2 rühma peale või 3 rühma peale või olenevalt sellest, mismoodi õppe- ja kasvatustöö toimub. Et kõike seda saavad nagu juhid ja ka õpetajad paindlikult korraldada. Ja siis veel, et tegelikult ikkagi see algus ei olnud niimoodi, et tasustame seda suuremaarvulise rühmaga õpetajate tööd. Tegelikult ikkagi ma sain aru, et see hoolekogu oli ikkagi selle poolt, et lapsi on rühmadest liiga palju ja kuna on erilisi lapsi aina tuleb juurde, kes on tegelikult ilma igasuguse diagnoosita, aga tõepoolest, kellega on natuke raskem toime tulla, et lihtsalt me juhtidena kardame, et kui kõik rühmad pannakse meil nii tohutult suurearvuliseks, et õpetajad ei tule oma tööga toime ja siis on päris hullusti. Et arutasime ka kultuurikomisjoniga, seal on ka meil paar inimest, kellel on lasteaialapsi ja kultuurikomisjon oli ka seda meelt, et kui on vallavalitsus nõus ikkagi lisatasusid andma lasteaedadele, et siis see jaotamine, mille peale ja mismoodi, et selle peaks uuesti üle arutama ja et võib-olla kannatab äkki kas järgmise või ülejärgmise volikoguni. Et niisugune jutt ka kultuurikomisjoni poolt. Nii, aitäh, Aune. Ma vaatasin, et vahepeal Jarno andis märku, kas sa tahad vastata või sa ootad ära kõik teised ja vastad siis? Ma arvan, et mõistlik on sõnavõtud ära kuulata, siis ma võib-olla kommenteerin natuke. Teeme nii. Jaanika ja Teet, palun. Jaanika olen. Et mina olen olnud nii majanduskomisjonis kui selles hariduskomisjonis kui strateegiakomisjonis, kus kõikides nendest asja arutati ja siis olen nagu hästi laiapõhjalise pildi alla saanud ja tegelikult ongi siin nagu see küsimus, et täiesti väär arusaam on selles, et seda asja pole piisavalt hästi nagu läbi räägitud või arutatud. Küsimus on rahades. See, mida soovivad lasteaiadirektorid, ei mahu selle summa raamesse, mida me praeguse eelnõuga soovime nagu lahendada. Et siin ongi kaalukausil nagu küsimus, kas me jätkame samamoodi, et meil on need rühmad juba suuremad ja me raha juurde ei anna või natukene motiveerime ikkagi neid õpetajaid, kes on võtnud endale siis selle kohustuse või nõusoleku suuremaid rühmasid taluda. Et ja kuna ka ükski lasteaiadirektor tegelikult ei suutnud anda, kui mina küsisin, et kui me nüüd see 50 000 annaksime niimoodi välja, et me jagame selle võrdselt lasteaedade vahel ära ja siis ise direktorid otsustavad, kuidas nad seda raha jagavad, kas nad suudavad tagada, et kõikides rühmades oleks siis 24 õpilast, siis nad ütlesid, et ei, nad ei suuda seda tagada. Et tegelikult ju selle eelnõu eesmärk ongi ju see, et konkreetselt ühte punkti nagu parendada ja natuke motiveerida õpetajaid. Et kui nüüd tahta lahendada neid probleeme ja neid küsimusi, mis oli nagu lastedirektorite poolt välja toodud, et lisapersonali, seal täiendavaid erivajadustega lastele, siis eripedagooge, siis tegelikult tuli välja, et ega neid pedagooge, neid eriharidusega inimesi ei ole mitte kuskilt võtta. Et Jana Roosenda väga hästi ütles, et tema 2 aastat otsinud enda lasteaeda täiskohaga eripedagoogi ja ta ei ole seda siiamaani leidnud. Ja saada kuskile lasteaeda veel poole kohaga, nagu mõni tahtis, siis seda ei ole lihtsalt võtta kuskilt. Ja siis oligi see variant välja käia, et kas saavad selle pisku ehk siis varblase peos või jäävadki oma tuvi katusele ootama.
et see oli nagu argument, mille pärast ka mina mõlemas komisjonis hääletasin nagu selle eelnõu poolt, sest head lahendust ei osanud välja käia ka mitte ükski lasteaiadirektor, et selle 50 000-ga välja tulla, mis meil välja pakkuda on. Kõik. Aitäh ja Martin. Jah, aitäh. Ma tahtsin ka tegelikult juhtida tähelepanu, et see eelnõu ei suurenda üheski lasteaias ühegi rühma arvu. Ehk et see eelnõu annab võimaluse, kui lasteaias seda tehakse vastavalt seadusele, selle jaoks on vaja lasteasutuse hoolekogu ettepanekut. Ja kui siis selline asi seal juhtub või saab teoks, siis selle eelnõuga antakse võimalus nendele õpetajatele lisatasu maksta. Ehk et me ei tohiks siin ära unustada, et me ei hakka siin tõesti rühmade suurusi muutma, vaid me anname täiendava võimaluse rahaliselt kas siis kompenseerida või siis sellele samasele asutuse direktorile siis täiendavat töötasu maksta, et neid kahte asja tuleks ikkagi lahus hoida. Et antud juhul me anname võimaluse, mitte ei suurenda rühmade arvu või laste arvu rühmas. Aitäh. Aitäh, Martin. Ja Vahur Jursi kuulaks veel enne ära, kui Jarno vastama hakkab. Ja ma proovin ka hästi lühidalt, et nendes komisjonides osaledes, mida siin enne mainiti, välja arvatud hariduskomisjon, siis on jäänud täpselt samasugune tunne nagu kahele eelkõnelejal, et tegelikult selle eelnõuga ei minda sundima lasteaia juhatajaid suurendama nüüd oluliselt neid rühmasi, et pigem on siis see vastutulek neile töötajatele, kes on võtnud selle nõuks, et nad on nõus rohkemate lastega rühmades toime tulema. Samas minu meelest on see ka ajutine lahendus või üks ajutisi lahendusi sellele, et tegelikult meil ju lähiperspektiivis oleme plaaninud lasteaia juurdeehitusi Ripsiku juures, Maarja Magdalenas, uuendama hakkame Tavipere lasteaeda ja lisaproovime leida ka kindlasti kohe lähtelasteaiale. Nii et ma ei näe küll sellist vajadust seda veel edasi lükata, seda eelnõud. Aitäh. Ja aitäh, Vahur, ja palun Jarno. Ja aitäh, volikogu liikmed, et iseenesest võib ju jääda mulje, et tõepoolest vallavalitsus on nüüd leidnud mingisuguse salakavala nipi, kuidas võimalikult palju lapsi rühmadesse ära toppida. Nüüd tegelikkus on ju selline, et meie valla lasteaedades kokku 31 rühmast on täna 20 suurendatud laste arvuga ja see on olnud nii vähemalt üks aasta 10, kui mitte tosin aastat. Lihtsalt selle tõttu, et selles piirkonnas, kus lapsi on palju ja juurdekasv on suur, on väga raske teisiti omavalitsuse kohustust pakkuda lasteaia kohta kõigile soovijatele täita. Nüüd iseenesest see eelnõu tõepoolest räägib ju ainult sellest, et olukorras, kus need 20 rühma reaalselt on olemas, neil on hoolekogude heakskiit ja need lapsed füüsiliselt on nendes rühmades ja lasteaedades, et need pedagoogid saavad siis natukene suuremat tasu selle tõttu, et nad peavad tegelema rohkema arvu lastega. Ta ei räägi mitte millestki muust. Tõsi on see, et siin on nii-öelda ühenduslüli, mõtteline ühenduslüli tegelikult nende hoolekogu otsustega, sest hoolekogudes tihtipeale tekib ju ka lapsevanemal küsimused ja mitte ainult lapsevanemal, ka õpetajate esindajal, et miks peaks sellega nõus olema, kui seda lisapanust ei motiveerita kuidagipidi. Nii et antud juhul me räägime olemasolevas olukorras lisatasu maksmisest neile, kes seda raskemat koormat kannavad, aga kõik muud nii-öelda lasteaiapoliitilised otsused on meil nii ehk teisiti teha. See tähendab investeerida rohkem kohtade loomisse, see tähendab seda, et me peame tugipersonali endiselt juurde võtma ja paraku tähendab see ka seda, et me peame ka leivakoti lapsele kaasa panema, saatma ta linna või erasektorisse, sest meil endal paratamatult ikkagi
vaatamata kõigile nendele investeeringutele ei jätku kohti. Et mina kutsuks küll üles, et te toetaksite seda eelnõud. Aitäh. Nii, aitäh. Ma arvan, et me oleme siin nüüd üksteisele kõik asjad selgeks teinud või jäänud vähemalt oma vaadetele kindlaks, et lugupeetud volikogu, kuna parandusi ei tulnud, siis panen määruse eelnõu sellisena hääletusele, nagu ta on esitatud. Et palun hääletada. Nii, vaatame, kas saame tulemuse. 11 poolt. 11 poolt, 10 vastu ja 3 on siis vist. Erapooletud. Nii, järelikult otsuse vastu võetud. Nii, järgmine punkt. Loodame, et läheb libedamalt. Määrust on siis vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine, ettekandjaks Tõnu Vesi. Jah, aitäh. Tere, tegemist on siis vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamisega ja see eelnõu sai nõnda ütelda alguse sellest, et pea 4 aastat tagasi oli haldusreform, kus siis 4 valla kokkuühendamise tulemusena tekkis uus vald ja seoses sellega on siis ka vaja vastu võtta uued õigusaktid. Seda laadi eelnõusid on juba 2 korda volikogus menetletud ja seekord on siis 3. Selle aluseks ongi siis kõigepealt see asjaolu, et on tekkinud uus omavalitsusüksus esiteks ja teiseks ka see, et on Riigi Teataja väljaandja hakanud oma tegevust natukese ümber sättima ja tahab siis hakata õigusakte tulevikus Riigi Teatajas kuvama selliselt, et nad oleksid seotud praeguse haldusjaotusega. Siin on siis esitatud Laeva vallavolikogu, Piirissaare vallavolikogu ja Tabivere vallavolikogu määrused, mis tuleks siis tunnistada kehtetuks. Jääb veel ka kehtima päris mitmeid määrusi, mis puudutavad siis näiteks veevärgiga liitumise teemasid, siis näiteks määrused, mis lähevad kehtetuks uue üldplaneeringu tekkimisega ja ka näiteks mõned põhimäärused mitmedel asutustel, mis jäävad kehtima praegu ja mis on täiesti rakendatavad ja mis praegu igati toimivad. Kehtetuks lähevad siis Laeva vallavolikogu määrustest kõigepealt 3 sellist määrust, mis puudutavad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamist. Nendega on see lugu, et praegusel ajal enam ei ole volikogu pädevuses veemajanduse hindade teema, sellega tegeleb vee-ettevõtja ise ja kooskõlastab oma hinnad Konkurentsiametiga. Et siin on juba seadus selles mõttes muutunud. Edasi on määrus, mis puudutab Laeva valla külavanema statuuti. Sellega on see teema, et kui lugeda 10 aasta vanuseid Laeva valla lehti, siis on näha, et selle teemaga on tegeldud, on ka püütud külavanemat valida, aga praegusel ajal mitte ühtegi külavanemat tegelikult valitud ei ole, et selles mõttes see akt rakendunud ei ole. Kui on vaja selle teema juurde tagasi tulla, siis saab Tartu vallavolikogu võtta uue akti, mis puudutab külavanemate teemat, aga praegusel hetkel selle Laeva valla külavanema statuut enam õiguslikku tähendust ei oma ja tuleks siis kehtetuks tunnistada. Piirissaare vallavolikogust läheb kehtetuks määrus, mis puudutab siis vallavalitsuse ja hallatud asutuste töötajate töötasustamist. Kuna enam pole Piirissaare vallavalitsust,
ja raamatukogu töötaja tööd reguleerib Tartu valla valitsus ja Tartu valla volikogu on kaotanud ka see akti oma tähtsuse. Tabiverest lähevad siis kehtetuks esiteks määrus Johannes Voldemar Veski nimelise Maarja põhikooli ruumide ja võimla kasutamise hinnakiri. Siin on see teema, et pikka aega ei ole seda määrust reaalselt rakendatud, sealt ei ole tulnud arvete esitamise vajadust päris mitme aja jooksul juba esiteks ja teiseks praegu kehtiva seaduse järgi on see vallavalitsuse pädevuses need hinnakirjad kehtestada. Kui on vajadus seda teha, saab seda alati ka teha. Ja viimane akt on siis Tabivere vallavolikogult koolilõuna toetuse teema. Praegu on Tartu vallas see lahendatud tsentraalselt, on õpilastel koolis tasuta lõuna ja sellega ei ole siis praegu enam vajadust rohkem tegeleda. Nii, aitäh. Aitäh, Tõnu. Kas on küsimusi kellelgi? Ei ole. Ma nüüd võtan õiguse, et hoida aega kokku ja ei küsi mitte kõiki komisjone ühekaupa niiviisi, et te saate jaa öelda, vaid küsin nii, et kui on mõnel komisjonil vastulause, et siis võtaks komisjon sõna. Ei ole. Nii, sellisel juhul ma panen selle määruse hääletusele, et tunnistada siis need tutvustatud määrused kehtetuks. Palun hääletada. Nii. Kõik poolt. Kõik poolt, otsus tehtud. Järgmine päevakorrapunkt on meil nüüd juba otsus ja see on loa andmine Kõrveküla põhikooli spordihoone sisustuse kasutusrendi hankel eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks. Ettekandjaks Jarno Lau, palun. Hea volikogu. Kõrveküla põhikooli spordihoone ehitus on jõudnud sinnamaale, et maja on oma kontuurid kätte saanud ja tegelikult liigub ehitus täiesti selles graafikus, et uue õppeaasta alguseks on võimalik hoone kasutusele võtta. Nüüd ehitushange sisaldab paljusid asju, aga ta ei sisalda mööblit. Ja paraku ka spordihoone siiski, ehkki see mööbli hulk on seal suhteliselt väike, päris ilma mööblita ikkagi hakkama ei saa. Vallavalitsuse ettepanek on soetada mööbel sama põhimõtte järgi, nagu sai ta soetatud siis Kõrveküla põhikoolile ehk täisteenusena kasutusrendiga 5 aastaks. Ja olgugi, et eeldatav maksumus on seal kuskil 50-60 000 pluss käibemaks, ehk siis me arvame, et maksimaalselt 72 000 eurot, siis tegu on endiselt tulevaste eelarvete kohta otsuse vastuvõtmisega, mis on volikogu ainupädevuses. Selle tõttu palumegi teilt luba siis sõlmida edukaks tunnistatava pakkujaga hankeleping. Et minu poolt praegu kõik. Aitäh ettekandjale. Palun, kas keegi tahab midagi küsida? Nii, Aivar Soop, palun. Nii, küsin niimoodi, et Kõrveküla kooli spordihoone peaks valmis saama siin sügisel ja ma saan aru, et seda hakkab haldama Tartu valla spordikool. Nüüd selle mööbliga, et kui hange sõlmitakse, et kui palju siis on planeeritud või plaanitakse sellest lepingust sellel aastal maksta, sest et spordihoone majandamiskulud on ju suhteliselt piiratud
ja spordijoonele või Tartu valla spordikoolile seal, mis tal eelarvest oli, majanduskulusid 50 000, selle eest tuleb ju nii nagu me eelmine aasta novembris otsustasime ära osta ka lumetehnika kommunaali käest, et see oli ka mälu järgi mingi 40 000, et see eelarve on ka tühi, et kas ma näen, et siis tegelikult ei ole ju rahalisi vahendeid või kõik rahalised vahendid on planeeritud juba järgmistesse või ülejärgmistesse aastatesse. Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. Selle aasta kuluks maksimaalselt jääb, räägime eeldatavast maksimaalsest hinnast jääb kuskil 4-4,5 eurot. Ülejäänud on planeeritud järgmistesse perioodidesse. Nii, kas on veel küsijaid? Kui ei ole, siis ei ole, jah. Siis palun komisjonid, et menetles kultuurikomisjon, millisele järeldusele jõudsite? Kultuurikomisjon menetles ja meil oli mingi arv 10 000 aasta sees, aga nagu ma saan aru, et see jagunebki niimoodi umbes. On see nii, jah? Et no ütleme, see on natuke rohkem. Ja kultuurikomisjon... Ütleme, kui ta on 50-60 000, eks ole, jagame 5 aastaga, siis me saamegi ta enam-vähem nii, jah? Ja kultuurikomisjon toetas. Aitäh. Ja siis juhtivkomisjon on siin nagu ikka rahaasjades majanduskomisjon, et vaatame, milline vahur meil nüüd saab. Palun. Ja majanduskomisjonis antud eelnõu tõesti menetlust leidis ja lähtuvalt siis ütleme selle kasutusrendi aastasest kulust ja mõjust eelarvele, milleks antud siis eelnõu kohaselt oleks summa suurusjärk 10-12 000, leidis majanduskomisjon, et siin koha peal oleks ettepanek volikogule eelnõud antud sõnastuses toetada. Aitäh. Aitäh. Ja nüüd panen eelnõu hääletusele, kes on selle poolt, et võtta otsus vastu, nii nagu eelnõus on. Palun hääletada. Nii, kõik poolt. Nii, otsustatud. Nii, järgmine punkt on meil taas otsus ja see on nüüd siis vallavara omandamine Kivistiku tee L1. Ettekandjaks Tarmo Raudsepp, palun. Aitäh. Et oleme siis toonud volikogu ette otsuse eelnõu soetada Tartu vallale tasuta Kivistiku tee L1 maaüksus. Tegemist on siis transpordimaa maaüksusega, mis asub Saadjärve ja Soitsjärve vahel oleva Voore harjal sisuliselt. Ja kuna see teenindab rohkem kui ühte majapidamist ja maaomanikud on ta lahku mõõtnud ja valmis ta vallale tasuta üle andma, siis on seda mõistlik vastu võtta. Aitäh. Nii, aitäh ettekandjale. Kas keegi küsib midagi? Tundub, et ei küsi. Siis palun kõigepealt arengukomisjon. Ja aitäh, arengukomisjon toetab. Aitäh. Ja majanduskomisjon? Ja tänud, toetab ka majanduskomisjon. Aitäh. Lugupeetud volikogu, panen otsuse hääletusele. Palun hääletada, kes on selle poolt. Nii, üks ei ole veel hääletanud, loodame, et tuleb.
Tuli. Nii, kõik poolt, otsus tehtud. Nii, järgmine punkt on meil siis nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks ja tegemist on Kõnnumaaga ja ettekandjaks Tarmo Raudsepp. Jah, et kui tohib, ma räägin alustuseks korraga tegelikult natukene selgituseks järgnevast 3 eelnõust korraga, et oleme siis nii-öelda vallavalitsuse ja majanduskomisjoni ja arengukomisjoniga koos vaadanud läbi erinevaid vallale kuuluvaid kinnistuid ja siis vaadanud selle pilguga, et millised nendest ei ole nii-öelda Tartu valla kui kohaliku omavalitsuse põhitegevuste jaoks vajalikud ja milliseid võiks võõrandada. Et see nimekiri on pikem kui need, mis on täna teie ette toodud, kuid erinevatel põhjustel kõiki korraga me ei saanud volikogule otsustamiseks tuua ja tõenäoliselt toome neid eelnõusid siin järgnevatesse volikogudesse ka. Ja nüüd siis kõikide nende kinnistute kohta sai tellitud hindamisaktid, et korraldasime selleks väikse hanke ja Pindi Kinnisvara OÜ oli siis ettevõte, kes meile need hindamised tegi ja siis hindamiste eesmärk oli leida nii-öelda oksjonite algmaksumus. Et osade eelnõude puhul siis vallavalitsus on teinud ettepaneku, et seda oksjoni nii-öelda alghinda tegelikult ikkagi suurendada. Aga nüüd siis Kõnnumaa kinnisasjast, et sealt see on detailplaneeringuga siis kaetud kinnistu, mille pealt müümiseks tekib 2 katastriüksust ja siis jääb 1 üldkasutatava maakrunt ja 1 transpordimaakrunt. Või vabandust, 2 transpordimaakronti ja müügiks läheksid siis 2 üksikelamukrunti ja vallale jääb kohustus välja ehitada planeeringualasse jääva teetrassid ja elektriliitumine, nii nagu detailplaneering ette näeb. Ja ettepanek on siis müüa mõlemad elamumaa krundid alghinnaga 59 000 eurot, nii nagu hindamisaktis on ettepanek tehtud. Aitäh! Aitäh ettekandjale, et kuulame ära arengukomisjoni. Jah, aitäh, et arengukomisjon pooldab eelnõud. Aitäh! Aitäh ja majanduskomisjon? Ja, eelnõud toetab ka majanduskomisjon. Aitäh! Lugupeetud volikogu, teeme otsuse ära, kes on selle poolt, palun hääletada. Nii, praegu on juba 20 poolt, aga ootame veel. Kõik on hääletanud? Jah, on küll. Nii, otsus on tehtud. Nii, lugupeetud volikogu, jätkame siis järgmine punkt. Seal on, ma arvan, juba Tarmo poolt oluliselt asjad räägitud, aga nõusoleku andmine siis Mesilinnu tänav 6 võõrandamiseks. Palun, Tarmo Raudsepp. Jah, et muudest asjadest rohkem ei räägi siin juures, ainult siis seda, et antud kinnistu puhul on hindamisakti järgselt pakutud nii-öelda oksjoni alghinnaks 17 000 eurot ja vallavalitsuse ettepanek on, et seda võiks suurendada ja et alghind võiks olla 30 000 eurot, aga muus osas täpselt sarnane eelmisele. Nii, kõik jah? Jah. Aitäh ettekandjale. Palun siis, kas on küsimusi äkki? Aivar Soop, ma näen, et on käsi.
Aitäh, küsin küll, ma jäin eelmise küsimusega hiljaks, aga lihtsalt huvi pärast nüüd tagantjärgi, et otsus on tehtud, et kui see territoorium munitsipaliseeritud sai, siis oli kord selline, et müügi puhul osa raha läheb riigile, et tõenäoliselt Tarmo teab, et kas meil sellest otsusest tuleb ka mingi raha riigile kanda ja seal muidugi eeldus oli see, et need trassid on välja ehitatud, kommunikatsioonid puhtas, reovesi ja siis on see hind selline, et see on nagu tagantjärgi tarkus. Aga sellega küsimusega, kui ma juba siin olen, et küsin niimoodi, et kui me selle mesilinnu 6 müüki paneme, et see on nagu kõik hästi, aga seal kõrval olev kinnistu on ka maatulundusmaa, aga sellele maatulundusmaale on tekkinud mingi laoplats ja jäätmeid ja asju sinna ladestatakse, et kas need koristatakse ära ja kas see seaduslikult üldse tohib sinna panna, sest juriidiliselt on maatulundusmaa ja kui omanik seal hakkab vaidlustama, et kas sealt ei tuleks meil probleeme, et võib-olla peaks need sealt enne ära koristama, enne seda müügitehingut ettepanek. Aitäh! Jah, et see... Ma siis vastan sellele viimasele osale küsimusest, et selle kõrval oleva kinnistu osas on Tartu vallavalitsus ja osaühing Tartu valla kommunaal teinud kasutuslepingu, et Tartu valla kommunaal võib seda kinnistut laoplatsina kasutada. Ja kui me nüüd nii-öelda seda antud kinnistut müüme, siis ostmishetkel on ta juba laoplatsina kasutuses, ehk selles mõttes ei saa nagu keegi öelda, et ta ei teadnud, et see seal on. Ja ütlen veel, et tõenäoliselt tuleme selle teemaga ka järgmisse või ülejärgmisse volikogu istungile, et nii-öelda pikemaajalist kasutusõigust sinna seada. Aitäh! Aitäh praegu ja komisjonid, arengukomisjon. Jah, aitäh. Arengukomisjonis samamoodi oli teema arutusel, vaatasime sügavuti, mis seal on ja mida seal ei ole ja nõustume vallavalitsuse ettepanekuga sellisel eelnõule, nagu ta esitatud on. Aitäh. Aitäh ja majanduskomisjon. Ja, majanduskomisjon on teemat käsitlenud, põhjalikult arutlenud siis ajastuse üle, arutlenud hinnastamise üle ja majanduskomisjon teeb siin koha peal volikogule ettepaneku eelnõud antud sõnastuses toetada. Aitäh. Aitäh. Saan aru, et eelnõu on küps otsustamiseks. Lugupeetud volikogu, kes on selle poolt, et teha otsus? Palun hääletada. Kõik poolt. Nii, otsus tehtud. Ja meil on veel üks otsustamist vajav punkt. Taas nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks Väike-Oti ja ettekandjaks on taas Tarmo Raudsepp. Palun. Jah, et see korral siis see kinnistu asub Igavere külas ja selle kinnistuga on see lugu nii, et hindamisakti järgi on selle kinnistu osas pakutud oksjoni alghinnaks 11 000 eurot ja vallavalitsuse ettepanek on panna see müüki alghinnaga 15 000 eurot. Et tõsi, siin juures peab ütlema seda, et aastal 2017 on seda püütud ka 15 000 euroga müüa ja tol korral see müük ebaõnnestus, kuid usume, et tänasel hetkel on majanduskonjunktuur hoopis teine ja see kinnistu võiks sellise maksumusega omale ostja leida. Aitäh! Aitäh ettekandjale. Palun, kas on küsimusi? Ma ei näe, et oleks. Palun komisjonid. Kõigepealt arengukomisjon.
Jah, aitäh. Arengukomisjon üksmeelselt toetab eelnõud. Aitäh. Aitäh ja majanduskomisjon? Tänud. Majanduskomisjon sarnaselt arengukomisjonile teeb volikogule ettepaneku eelnõud antud sõnastuses toetada. Aitäh. Aitäh. Lugupeetud volikogu, palun teeme otsuse, anname nõusoleku. Kes on poolt, palun hääletada. Nii, ma saan aru, et otsus on tehtud. Nii, nüüd on meil siis informatsioonid, koha peal algatatavad küsimused ja vaba arutelu. Et kõigepealt selline informatsioon, et järgmine volikogu istung tuleks natukene sellest kokkulepitud rütmist hiljem, kuna jaanipäeval me võib-olla ei tee seda, vaid teeme 30. juunil. Nii et sellest johtuvalt siis selline ettepanek. Ja ma väga loodan, et äkki sellel ajal on võimalik teha enam mitte virtuaalselt, vaid füüsiliselt. Nii et see on minu lootus, võib-olla läheb teisiti. Nii, näen seal käsi, Jarno ja siis veel Jaanika ja Teet, palun. Hea volikogu, et mõned sellised olulised haridusasutuste personalivalikud on meil kas vahetult nüüd toimunud või toimumas. Ja nii nagu te teate, siis on lõppenud konkursis Maarja Magdalena põhikooli direktori leidmiseks. Teadupärast pikalt direktori kohuseid täitnud Ariana Rooba siin aasta alul teatas, et ta ei soovi enam seda risti kanda ja siis tuligi vallal konkursiga leida uus direktor. 10 kandidaati. Mul on väga hea meel, et volikogust aitasid seda valiku raskust kanda ja enda õlule ka osaliselt võtta Üllar ja Vahur. Et nende 10 kandidaadi hulgast me 4 tükki kutsusime ka vestlusvooru ja vestlusvooru tulemusena on siis võimalik mul teile teada anda, et Kristiina Raja, inimene, kes on ka täna Maarja Magdalenas tööl meil, on valitud ja nimetatud siis kooli direktoriks. Samamoodi on hetkel käimas laeva koolidirektori konkurss. Seal on võimalik esitada kandidatuure 31. maini, et see on nüüd õige peatselt ka lõppemas. Hetkel on ainult 3 kandidaati laekunud, aga siin eelmist konkurssi arvestades ilmselt on viimane päev just see, kus need põhilised kandidatuurid laekuvad. Nii et loodame ka seal ikkagi jõuda selleni, et on hea tugev konkurss ja võimalik leida uus juht laevakoolile. Laevakooli senine juht Nadežda Niklus läheb siis välja teenitud pensionile. Tema viimane tööpäev on siis vahetult peale jaanipäeva, et suve vaheajal siis on võimalik juba uuel koolijuhil nii-öelda atra seada ja uut perioodi ette valmistada. Siis asutuse juhtide personali poole pealt on veel teada anda selline minu jaoks üpriski kurb ja ootamatu uudis, et me peame välja kuulutama konkursiga Tabivere lasteaia direktori ametikoha täitmiseks, sellepärast et Aune on nii soovinud. Aga ütleme niimoodi, et
inimese soov sellises asjas on püha. Ja ju me siis sellega arvestama peame. Nüüd personali poole pealt õnneks või kahjuks rohkem uudiseid ei ole, aga üks väga oluline riigihange on vahepeal jõudnud ka finišisse. Nimelt sihtasutus Raadi viis läbi ehitushanke Ripsik 2 nii-öelda hoone ehituseks, siis Mõisatamme 30 krundile ehk siis teise 6-rühmalise lasteaiahoone püstitamiseks. Laekus 4 pakkumust. Vahemikus siis, nüüd ma räägin ilma käibemaksuta numbritest, 2,24 miljonit kuni 3,67 miljonit. Ehk väga nii-öelda suure amplituudiga. Nüüd 2 paremat pakkumist, odavamat pakkumist omakorda olid, neid eristas ainult 4050 eurot, nii et need jälle omakorda olid üpriski sarnased pakkumised. Kui me võtame selle kõige odavama pakkumise ja liidame sinna käibemaksu, siis me saame hoone maksumuseks 2 689 979 eurot ja selle raha eest siis peaks Ripsik 2 ka valmis ehitatama. Jõuame laenu garanteerimise eelnõuga järgmisele volikogu istungile. Laenu pakkumisi sihtasutuse juhataja praegu võtab ja kui hanke tulemust ei vaidlustata, milline aeg saab ümber laupäeval, siis esmaspäeval on plaanitud ehitajaga ehitushanke alla kirjutamine. Eeldatav siis valmimine peab olema vahetult enne jõulu sellel aastal. Et hetkel uudiste plokist minu poolt kõik. Laevas on ka üks hange just läbi saanud. Tööd käivad Väänikvere T8. Ja, ütleme, need on sellised väiksemad asjad, et laeva lasteaia küttesüsteem ja katus saavad rekitud ja seal on tõesti ka leping alla kirjutatud, nii et tööd peaksid pihta hakkama. Ja hetkel on veel käimas Maarja Magdalena lasteaia ehitushange. Ootame seal pingsalt tulemusi, et kuidas see praegu nii-öelda ehitusturul toimuv mõju omab. Ja alla on kirjutatud ka projekteerimisleping siis Tabivere lasteaia olulise rekonstrueerimise projekteerimiseks. Et seal jõuame järgmisel nädalal esimese projekteerimiskoosolekuni juba. Ja tähelepanelikud vaatlejad on näinud, et tegelikult on üks väga oluline arhitektuurivõistlus välja kuulutatud. Ja see puudutab siis Lähte ühisgümnaasiumi hoone olulist rekonstrueerimist. Praegu nii palju. Nii, aitäh ja käsi on püsti Jaanikal Teedul, et ma ei tea, kumb teist. Teet on tere ka kõigile, et mina küsin ka. Et mina küsin nagu revisjoni komisjoni poolt nagu iga maikuu küsimus volikogu istungil, et kuidas meil majandusaasta aruandega läheb, et 31 on tähtaeg, kui peaks meile siis volikogule esitama, et jääks ikka jätkuvalt piisavalt aega revisjoni komisjoni ja volikogu liikmetel majandusaasta aruandega tutvuda. Nii, kes vastab? Ma loodan, et Ulvil on rohkem teada kui minul, sest... Ja. Kirjutasin eelmine nädal audiitorile, et tahaks nagu kätte saada. Vastas, et tegeleb. Aga ma tean ka, et eelmine nädal polnud veel Elva vallal käes vastust, et ju on nad jälle üle organiseerinud ennast. Meie oleme kõik dokumendid, mis veel lisa taheti bilansipäeva järgselt sündmuse, kõik oleme ära saatnud. Eelmine nädal saatsime viimased, mis ta veel juurde küsis. Nii, selge. Kas Teet jätkab? Et ikka soov oleks ikkagi hoida seda pulsil ja kas või iga päev seda tülitada teda ja küsida. Ega vist muidu ei saagi, jah? Sest muidu jääb jälle nii nagu iga kord.
viimasel hetkel, see on ka halb. On küll. Ei saa ju teisele tööle ka pühendatud, sest kogu aeg ootad, äkki tahab midagi või oled kogu aeg valmis. No loodame, et see asi siiski saab ruttu lahendatud. Nii, aga Aivar Soop on veel märku andnud sõnavõtu soovis. Aitäh. Vastavalt meie korrale on õigus küsida selle päevakorrapunkti juures 3 küsimust, et ma kasutaks selle võimaluse ära. Punkt 1, et Piirissaare elanikud tegid ühe pöördumised ja see kiri tuli ka volikogu liikmetele, et kas sellega on tegelikult on vastatud ja eelkõige mind huvitab, et kas Piirissaare elanikud saavad vaktsineeritud, sellest oli küll lehes ka juttu, aga need võib-olla, kes ise omal jõul ei jõua sinna endisse vallamajja, et kas neid keegi aitab neid või kuidas see on organiseeritud? Aitäh! Mina võin vastata sellele. Piirissaare vaktsineerimise päev on 4. juuni, et sellel ajal on siis vaktsineerimismeeskond saarel ja baas on vana vallamaja, seal siis toimub põhiline osa tööst. Nüüd nende puhul, kellel on liikumisraskused, minnakse koju ja tehakse kodus need süstid. Valla inimesed on maksimaalselt üritanud telefonitsi või muidu tabada kõiki saare elanikke, kellel on sissekirjutus, teavet edastada. Minule teadaolevalt on kuskil 27 inimest, kes on täna soovi avaldanud selle vaktsiiniga vaktsineeritud saada. Et loodan, et see neid siis ka õnnestub. Et nende hulgas ei ole küll umbes pooli sellele pöördumisele alla kirjutanud, sest nad ei ole Piirissaare elanikud, aga ju neile avaneb siis mõni teine võimalus. Nii, aitäh. Siis ma läheks teise küsimuse juurde Jarnule. Et Tarmo just siin selle päevakorrapunkti juures mõni päevakorrapunkt tagasi ütles, et on plaanis välja tulla siis pikemaajalise lepinguga kommunaaliga, et see laoplats siis tõenäoliselt anda kommunaalile pikemaks ajaks rendile. Et siis mul tuli see meelde, et veebruaris me võtsime vastu volikogu otsuse, kus me otsustasime anda pikemaajalisele rendile ühe karjääri, siis endises Laeva vallas Lõhmuse karjääri ja tingimuseks oli, et vallavalitsus teeb lepingu ja see on sooduslepingus, kus saadakse soodsalt materjali kruusa ja eelmine kord ma Tõnu käest küsisin, kuidas sellega on ja Tõnu ütles, et vastavalt volikogu juhtnööridel on kõik tehtud, et mind ikka huvitab, et kas seda lepingut võiks ka avalikustada, sest see oleks selline iseenesest väga põnev leping, sest see on majandusleping, kus siis on ära sätestatud 3 huvitavat asja, sest ettevõte saab oma kasumi, me saame turult tunduvalt soodsamalt materjali ja meil koguneb ka piisavalt raha selleks, et see rekultiveerida, et seda lepingut oleks väga huvitav vaadata ja seal on kindlasti mõõdikuid, mille järgi siis volinikud saavad vaadata, et see siis nende aastate jooksul kõik niimoodi läheb, nagu on soovitud. Aitäh! Ma üritaks aru saada, et milline neist oli küsimus. Kui küsimus on, kus on leping, siis leping on Deltas kõigile kättesaadav ja avalik, nagu kõik Tartu valla sõlmitud lepingud. Selge, siis tuleb vaadata. Nii, ja siis ma küsiks nagu 3. küsimuse ka, siis ma olen nagu limiit täis, et me siin rääkisime päevakorra esimeses punktis väga põnevalt siis ja Jarno isiklikult ütles ka, et meil on vaja investeerida lasteaiakohtadesse, et eelmine volikogu ma tahtsin, et võib-olla sellel volikogus võiks põhjalikumalt vaadata ja analüüsida siis, kui suur on meil lasteaiakohtade puudus ja teha ülevaate, siin täna kergelt oli, et kuidas siis lasteaed Ripsiku lasteaiakohtadega läheb, aga huvi on ka selles, et kuidas siis läheb nendes kohtades, mis me pikaajaliselt välja rentisime ja kus meil siis sõlmiti lepingud, soovisime, et meil oleks 120-kohaline lasteaed, aga lepingus ikkagi pärast neid numbreid ei tehtud
ja kuidas sellega on, ma olen küsinud ka valla arhitekti käest, et ei tea, et kõik ütlevad, Jarno Laur teab, et kui suur tuleb, kui palju kohti, kunas valmis saab ja võib-olla teeks sellest ülevaadet, kuidas siis tegelikult sellega on, kui palju lasteaiakohti, sest kui me vaatame ka lehte, mis siin oli, siis meil oli lepingus, et vanuritel on vähemalt 120 kohta, lehes ütleb, et esialgu tehakse 100, et kuidas on seis, kui palju saavad vanurid, kui palju saavad koolid, kui palju saab lasteaed ja kunas saab valmis? Aitäh! Nii, ma alustan tegelikult selle vastusega võib-olla siis lasteaedade täituvuse ja järjekorra ülevaatega. Et siin oli kaks osa, et üks asi on meie munitsipaallasteaiad ja teine osa puudutab siis terat, et neid peabki rääkima hetkel eraldi. Nüüd Raadi lastehoius on meil kohti kokku 192 ja täidetud neist on 189. Nüüd järgmiseks õppeaastaks on sealt hoiust komplekteeritud Ripsikusse üks rühm hetkel, see on 20 last ja Kõrvekülla siis 2 suurendatud rühma ehk siis 48 last. Kohata on hetkel 55 3-aastast. Nemad ei kajastu praegu siis kuskil järjekordades, kuna nende puhul me eeldame, et nad saavad koha siis, kui Ripsik 2 valmis saab. Nüüd järjekorras Raadi lapsehoius on hetkel 64 last, siis vanuses 1,5 kuni 2 eluaastat. Ja neid tuleb siin ka aasta jooksul juurde, nii nagu praktika näitab. Nemad saavad oma kohad kätte siis, kui need eelmainitud 55 lõpuks ometi lasteaeda saavad edasi minna. Et praegune matemaatika näitab, et kohata jääb circa 6 last täna Raadi lastehoiu järjekorrast. Nüüd Ripsikus on 140 kohta, sellest täidetud on täna 139. Nüüd sügisene komplekteerimine on siis nii, et see üks täna vaba rühm on hoiust komplekteeritud. Kohata on täna Harno andmetel 23 3-aastast last, kes lastehoius ei käinud. Nendest nüüd 10 on valla sissekirjutusega, 13 ei ole, aga tõenäoliselt elavad meil ja muudavad siis ka oma sissekirjutuse. Nüüd 2-aastaseid on Raadi lasteaed Ripsikus järjekorras 14, aga nendele me ka tegelikult kohta pakkuda ei saa, sellepärast et meil Ripsikus sõimerühmasid ei ole. Nüüd, kui teine maja käiku läheb, siis 120 kuni 144 last, olenevalt sellest, kuidas hoolekogu on nõus, siis me saame tegelikult täna kõik järjekorras olevad lapsed tegelikult kohtadega varustada. Nüüd Kõrveküla lasteaed Päikeseratas, kohti kokku 217, neist täna täidetud 204. Ja järgmisel õppeaastal on siis hetkel kohata 6 last, need, kes ei käi Raadi lapsehoius. Nemad ilmselt siis saavad pakkumise Ripsikusse, kui teine maja valmis saab, nii et hetkel on seal hästi. Nüüd Lähte lasteaed Kiisupere, kokku 116 kohta, täidetud 109, järjekord sügisel 32. Ja nendest siis on nüüd nii, see järjekord tähendab seda, kellele meil ei ole täna pakkuda kohta. Nendest on 1 4-aastane, 6 3-aastast, 9 2-aastast ja 15 1,5-aastast. Ja ilmselt siin olukord ennem ei parane, kui saab valmis Lähte juurdeehitus, mis on täna sihtasutus Raadil aktiivses ettevalmistuses ja vähemalt 2 rühma siis peaks sinna juurde tekkima. Nüüd Tabivere kohti 100, täidetud 93. Sügiseses õppeaastas ei tohiks olla probleemi, et keegi jääks ukse taha. Praegu mul kirjas järjekorras 1 laps, see tähendab, kes praegu ei ole komplekteeritud. Nüüd Maarja Magdalena kohti 34, täidetud 31.
ja sügisel jällegi järjekorra kohta info siis, et on 3 last. Kõik saavad meil tegelikult komplekteeritud. Laevas kohti 36, täidetud 28 ja sügiseses nii-öelda komplekteerimises on 2 last. Ehk munitsipaallasteaedadega nüüd Ripsiku juurdeehituse valmimisega me ütleme Raadi piirkonna siis selle aasta sellise suurema pudelikaela likvideerime. Lähtepudelikael jääb meil järgmiseks õppeaastaks likvideerida. Seal on tegelikult täna sihtasutusel 2 versiooni, tegelikult isegi 3 versiooni, kuidas seda nii-öelda füüsilist ruumi tekitada. Aga iseenesest seal peaks olema nagu korras. Need võimalused on olemas ja sihtasutusel on võimekus seda teha. Nüüd, mis puudutab terat, siis tera ja ka Südamekodu puhul on sõlmitud hoonestusõiguse lepingud, mis näevad ette neile teatud kohustused. Ja need kohustused on siis sellised, et neil on olemas ajagraafik, millest nemad peavad kinni pidama. See ajagraafik näeb ette seda, et aastal 2021 tuleb alustada ehitusega. Ja nii palju, kui mina tean, täna käib projekteerimine ja projekteerimise siis lõpus loogiliselt on ehitusloa taotlus ning ehituse algus. Kui kõik läheb hästi, siis saame järgmise õppeaasta alustuseks siis tõepoolest komplekteerida ka tera lasteaia 6 rühma. Ehk need kohustused, mis volikogu on pannud hoonestusõiguse saajale, saavad täidetud. Et hetkel seda arhitektuurset projekti teile näidata ei ole, aga töö selle kallal käib intensiivselt ja ma arvan, et võib-olla juba järgmises volikogus saame ka pilti näidata. Aitäh. Kui tohib, ma täpsustuseks küsiks, et volikogu pani kohustuse lasteaed ja kool, kus ei ole määratletud, kui palju kohti, et kas Jarno Lauril on teada, et millises mahus projekteeritakse lasteaeda või kooli või need on ühekohalised või on seal kohti rohkem lapsele? Ma jään praegu väga täpse vastuse võlgu, kuna tera see rühmade loogika on teissugune. Nende rühmades on teine arv lapsi kui meil harjumuspäraselt. Jutt on olnud 6 rühmast, aga mitu lapse kohta see tähendab, saan täpsustada siis, kui tuleme selle maja tutvustusega teie ette. Aitäh. Martin on märku andnud sõna soovist. Jah, tahtsin volinikele ja volikogu esimehele lihtsalt meelde tuletada, et vastavalt meie põhimäärusele on igal liikmel võimalik küsida 2 küsimust, mitte 3. Aitäh. Aitäh. Eve juba ütles mulle seda kõrvalt, nii et ma lihtsalt ei katkestanud, kuna see teema huvitas, aga edaspidi katsume kinni pidada. Nii, kas keegi veel soovib midagi ütelda? Nii, Aune, palun. Ma näen, et keegi ei soovi, et tegelikult on nii, et Janek, meie tubli volikogu liige, paar päeva tagasi oli sünnipäev Janekile palju õnne, palju tervist ja ole tubli. Ja ülehomme on sünnipäev Arvil, nii et Arvi ka, näita ennast Arvi, kui sa oled. Või vist sa ei ole, et Arvile ka palju õnne ja tervist, kui ta kuskil on. Ja püsige teised ka terved, head ilusat suve ootust teile. Aitäh. Ma arvan, et siin on see koht, kus me võime öelda, et meie volikogu istung on täna lõppu saanud. Kõike head kõigile. Head aega. Head aega. Head õhtut. Nägemist.